kui sulle meeldib suhelda, sulle meeldib reisida, olla sina ise, siis ma arvan, et see on igale ühele ideaalne koht. Vaid see on ikkagi maailma tasandil, kui oluline see turism on. Ma tunnen, et kui ma täna tulin siia õppima selle jaoks, et oma majutuses tulevikus nagu parem juht olla, ma arvan, et tegelikult minu ootused see eriala lõpetada viivad mu veel kõrgemale. Sobib igale ühele, et meie oleme see ideaalne näide. See ei ole justkui, et sa õpid päevast päeva, vaid see on nauditav protsess lihtsalt ja mul on esimene aasta juba praktiliselt läbi ja selline tunne, et see alles algas. Ma arvan, et sinul ka tegelikult on 3. aasta, et aga selline tunne. Ma alles tulin siia kooli. Just. Tere, olen Inna Bensalo, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismi ja hotelliettevõtluse õppekava programmijuht ja sama õppekava vilistlane. Täna me räägime turismi ja hotelliettevõtluse õppekavast, tutvustame natukene ka lühidalt, mida see endast kujutab ja seda eelkõige siis läbi üliõpilaste silmade. Et täna siin minuga on 2 meie tudengit, kes siis õpivad turismi hotelliettevõtluse õppekaval, Patrik esimesel aastal päevase õppevormis ja Daily, kes on siis juba sessioonõppe 3. aasta kursusel. Ja ennem kui hakkan küsimusi esitama, siis võib-olla äkki te räägiksite natukene lühidalt ka oma kogemusest, et seoses just Pärnu kolledžis õppimisega, et mis pani teid otsustama just tulema turismi õppima? Et võib-olla Patrik, äkki sa alustaksid? Minul oli siis sihikindel valik juba, et eelnevalt olen õppinud hotelliteenindust siis kutsehariduskeskuses ja siis kui ma avastasin enda jaoks, et ma nüüd proovin kutsekooli minna ja siis hotelliteenindust, et siis ma avastasin enda jaoks täiesti uue maailma ja tekkis nii suur kirg läbi nende välispraktikate suhtlemise, reisimise, nii suur kirg selle vastu, et minu jaoks oli sihikindel valik tulla ka kolledžisse. Ja Daily, mis pani sind? Ja minu puhul oli see lähenemine veidi teine. Nimelt tegelikult ma olen töötanud samamoodi turismi ja hotelliettevõtluses varasemalt. Vahepeal vahetasin eriala, sest mulle tundus, et turism ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt klienditeenindus ja tahtsin midagi enamat. Aga asusin Pärnusse elama ja avasime oma väikese kodumajutuse ning kuna on mõte seda tulevikus nüüd laiendama hakata, siis see tegelikult tõigi mind Pärnu kolledžis seda eriala õppima, et saada laialdasemad teadmised, kuidas seda siis võib-olla paremini kogu seda protsessi käsitleda, et tulevikus, kui me selle uuesti avame, siis külastajad, kes meie juurde saabuvad, nad tunneksid seda siirast rõõmu, mida ma soovin neile pakkuda. Väga põnev. Kui te alustasite oma õpinguid, kas teil oli ka mingisuguseid hirme, kõhklusi? Patrik, kuidas sina tundsid ennast? Ausalt öeldes alguses ei olnud, aga siis, kui mul nüüd hakkasid esimesed õpingud, hakkas see akadeemiline pool rohkem, et siis oli selline aine nagu sissejuhatus kõrgkooliõpingutesse ja sealt hakkas siis viitamised, allikad, et see oli minu jaoks hästi suur sihuke üllatusšokk, et alguses istudki seal auditooriumis mitmete tundide kaupa ja siis saad aru, et no mitte midagi ei saa aru. Aga tegelikult kui ajaga hakkad sisse elama sellesse ja teed töid erinevaid ja siis hakkab tulema seos. Ja tegelikult pärast, kui teed ka ära, et siis on endal väga hea meel, et tegelikult ei ole midagi rasket. Aitäh. Daily, kuidas, muidugi sinul on juba nüüd 3 aastat tagasi
need mõtted, mis sind valdasid, kui õppima tulid, aga kas sa praeguseks mäletad võib-olla, et mis olid sinul näiteks need hirmud või kõhklused? Kui ma selle peale mõtlema hakkan, siis tegelikult, mis mul meenub, kui nüüd Patrik siin rääkis sellest sissejuhatus kõrgkooli õpingutesse ja allikate viitamisest, mida siiamaani teeme ja ma ütleks, et päris osavalt juba, siis tegelikult oli küll ainetega seoses oli see hirm, et kas ma olen piisavalt pädev, et ka see aine lõpuni viia või minna sellega. Küll aga kui ma siia üldse plaanisin sisse astuda, siis tegelikult minu teine laps sai äsja aastaseks ja pigem oli sellega hirm, et kas ma leian selle aja, et oma pere kõrvalt õpingutesse võib-olla siis sukelduda ning üks päev on vaja jälle tööle tagasi minna, ehk siis kohustusi on rohkem. Aga siinkohal võin käsi südamel öelda, et tegelikult kui see eriala sulle meeldib, siis sa leiad ka selle aja. Aitäh, aitäh. Väga hea tähelepanek, sest et sessioonõppes on meil tegelikult väga palju töötavaid õppijaid. Et kindlasti jah, see on väga hea tähelepanek, et kui õppida tahad, siis tegelikult saab ka aja planeerimisega hästi hakkama. Milliseid soovitusi te annaksite neile, kes plaanivad õppekavale kandideerida? Et mis te arvate, et kellele võiks see õppekava kõige paremini sobida? Patrik, mis sina arvad? Ma arvan tegelikult, et sobib igale ühele, et meie oleme see ideaalne näide. Et kui sa ei ole kindel, siis tule avatud ustepäevadele, küsi, tule kolledžisse, ülikooli tuurile, tule vaata, et kui sulle meeldib suhelda, sulle meeldib reisida ja olla sina ise, siis ma arvan, et see on igale ühele ideaalne koht. Et peab ennast kõnetama see eriala. Jah. Teili? Ma võin siinkohal kinnitada, et meil on olnud väga vinge kursus ja seal on absoluutselt igas vanuses inimesi, et kui vähegi tunned, et võib-olla ka vanemas eas soovid võib-olla ennast täiendada või eriala muuta, et ei tohiks muretseda võib-olla sellepärast, et see kool või et koolis käimine on võib-olla, et ma olen juba sellest vanusest väljas, et ei ole, sellist asja ei ole. Et me kõik oleme täna avatud sellele, et saaks võib-olla uusi teadmisi ja võib-olla ka eriala muuta. Aitäh. Kuna te nüüd mõlemad õpite erinevatel kursustel, siis äkki te võiksite natukene rääkida ka sellest, et kuidas te neid õpinguid praeguseks iseloomustaksite, et mida te juba praeguseks teada olete saanud, et Patrik on, ütleme, üsna alguses praegu, aga Teili on juba oma õpinguid lõpetamas, et kuidas te praegu iseloomustaksite hetkeolukorda? Minu puhul võib-olla, mida mina nagu siin kolledži ajal olen õppinud rohkem aru saama, et kui laialdane on turism. Et see tõesti ei ole ainult võib-olla hotellitöö, mida võib-olla õppekava teine pool siis tutvustab, aga see on nagu midagi palju-palju enamat, et kõik need uuringud, mida ma olen siin lugenud ja kõik need teadmised, mis ma siin koolis olen saanud, on näidanud, et tegelikult see on ju isegi mitte riigi tasemel või tasandil, vaid see on ikkagi maailma tasandil, kui oluline see turism on. Et ma tunnen, et kui ma täna tulin siia õppima selle jaoks, et oma majutuses tulevikus nagu parem juht olla, siis ütleme niimoodi, et ma arvan, et tegelikult minu ootused see eriala lõpetada viivad mu veel kõrgemale. Et ma tahan selle turismindusega veel kõrgemalt nagu tegeleda. Väga hea. Patrik? Mina ka sooviksin tegelikult, ütleme, et terve oma elu siduda turismindusega, et võib-olla hetkel on see fookus suunatud hotellindusse, aga kuna mul on see õpe 3 aastat ja ma olen alles esimeses, siis ma arvan, et
peale hotellindust siis liikuda laiemalt ka võib-olla veel siis turismi poole. Väga hea, et ma arvan jällegi, et see on väga hea mõte, et eks meil õppekava on ka niimoodi jaotunud, et juba teisel aastal on võimalik endale valida juba täpsem fookus ja eks see oleks ka mõistlik, et juba eelkõige ka kui mõelda lõputöö kirjutamise peale, et siis saab ka vastavalt juba omale aineid ja ka lõputöö teemaks valida mõtteid praktikaga seoses ja nii edasi. Et selles mõttes on väga hästi, et te olete omale sellise mõtte juba seadnud. Kas õpingute jooksul on teid veel midagi ka üllatanud, mida tahaks välja tuua? Ma ei tea, kas Patrikul näiteks võib-olla esimene aasta hakkab läbi saama, et kas nüüdseks on võib-olla ka midagi, mis on üllatanud? Mind on siis üllatanud, ma arvan, õppejõud, et kui toredad nad tegelikult on, et igalühel on oma personaalne lähenemine, et kuskil hakkab sul tund pihta, aga siis tuleb välja, et sul on tund tegelikult täiesti kuskil õues, looduses, et on täiesti oma lähenemine. Aga samas on kellelgi teisel ka just auditooriumis, aga igalühel on nii personaalne lähenemine ja see on nii kihvt, et see teeb selle kogu õppimisteekonna nii mõnusaks, et see ei ole justkui, et sa õpid päevast päeva, vaid see on nauditav protsess lihtsalt ja mul on esimene aasta juba praktiliselt läbi ja selline tunne, et see alles algas. Ma arvan, et sinul ka tegelikult on 3. aasta, et aga selline tunne. Ma alles tulin siia kooli. Just. Ja. Seda on teisedki öelnud, et õpingud lähevad väga kiiresti. Ja. Aga Teili, kas sul on ka selliseid üllatavaid momente olnud õpingute jooksul? Nõustun Patrikuga, et tõesti õppejõud on meil siin väga toredad ja tegelikult ka piisavalt vastutulelikud. Teiseks meie see koolimaja, et meil on, sa küll ütlesid, et suur. Tegelikult mulle tundub, et võrreldes teiste ülikoolidega on ta sihuke pisike, nunnu, armas, täpselt Pärnule kohane. Kõik tunnevad kõiki. Võib-olla, mis mind siis nagu veel on üllatanud, ongi see, mis ma eelnevalt ka välja tõin, et ma mõistsin, kui laialdane on turism. Et see on minu jaoks nagu meeldivalt üllatav olnud, et tegelikult kuhu on võimalik siit edasi pürgida. Et ma ootan põnevusega, mis edasi saab. Väga hea. Korra Patrik mainisid praktikat, et oma eelnevas õppes ka, et oled läbinud. Mis plaanid sul selle aasta praktikaga on? Kuna ma nüüd eelnevalt olen käinud Portugalis ja Hispaanias, mul oli suured plaanid Šveitsi minna, aga Šveitsi pole kerge saada, ütleme nii. Aga alati peab olema nii-öelda tagavara variant ja hetkel on see siis ka Hispaania poole kaldunud Mallorcale. Ikkagi siis valitud jälle välispraktika? Välispraktika ikkagi, jah. Jah, et selles suhtes õppekavas on meil võimalik sooritada praktikat nii Eestis kui välismaal. Teili on nüüdseks praktikad läbinud, et äkki sa lühidalt räägiksid, et milliseid praktikaid sa oma õpingute jooksul läbisid? Jaa, kuna mina ei ole suutnud seda otsust vastu võtta, et välismaale praktikale minna, pere on oluline, siis tegelikult ma ei kahetse. Mina valisin ühe praktika siis siinsamas Pärnus, samamoodi väikese hotelli, et õppida tundma, kuidas siis seal kogu see protsess käib. Oli võimalik, kuigi oli teeninduspraktika, siis ja ma olen teenindaja olnud, ma otsisin midagi enamat, et ma saan küll uuesti meelde tuletada seda teenindusprotsessi, aga ma sain seda teha ka läbi juhi silmade, et mul oli väga selline mitmekülgne ja silmi avardav siis praktika esimesel aastal, et ma olen neile väga-väga tänulik. Ja teise aasta praktika ma siis läbisin Pärnu siis MTÜ Destination Pärnus, see siis turundab siis
koos siis linnavalitsuse turismiosakonnaga siis Pärnu linna. Täpselt samamoodi mul ei ole lihtsalt sõnu, kui tänulik ma olen, et nad olid mu nõus vastu võtma ja tutvustama seda turunduspoolt. Sealt ma tegelikult nägingi esmakordselt võib-olla, kui oluline see on nii sihtkohale siis, kui siis ka nagu laiemalt Eestile, et väga-väga põnevad praktikad olid. Sain olla kaasatud mitmele üritusele, et ja tutvuda, kes siis siin Pärnumaal näiteks turismi valdkonnas siis toimetavad, et sealt minu kirg võib-olla ka edaspidi natukene seda turundust juurde õppida. Mille algteadmised me täpselt samamoodi saame oma siis erialalt. Väga hea. Kuidas te olete koolis õpitud oma töökohas juba võib-olla ka rakendanud, et te mõlemad ju töötate ka kooli kõrvalt, et kas on tõenäoliselt Teilil võib-olla on juba rohkem võimalusi olnud, et kuna ta on juba ka 3. kursusele jõudnud, aga võib-olla ka Patrik, et võib-olla oled juba äkki saanud teatud teadmisi rakendada, et siis võiks ka natukene sellest rääkida. Jaa, just kolledži poolt. Jah, just koolis õpitud, et võib-olla mingi teatud aspekte natukene teistmoodi nägema, kuna ma saan aru, et valdkonnas praegu töötate ka. Hetkel töötan hotellinduses, olen vastuvõtu poolel ja võib-olla, mis on siis suunatud rohkem, on seda rõhku pandud väikestele detailidele. Mis see väiksemad detailid tähendab või saaksid see natukene täpsemalt? Kui võtta terviklikku hotelli, siis et ei ole ainult, ütleme, fookus ainult vastuvõtule, vaid on olemas ka, ütleme, restoran, majapidamine, et kui kõvasti see kõik on omavahel kooskõlas ja kuidas seotud omavahel on. Teili, palun. Mina olen saanud tegelikult ju väga palju õpitud juba praktiseerida. Nimelt juba esimese kursuse lõpus ma tegin äriplaani oma siis tulevasele majutusele. Olen loonud kooliaja jooksul juba siis nii-öelda brändi kuvandi. Kõik, mis nagu ma olengi siin olnud sihikindlalt igas aines võtnud neid nüansse ja reaalselt endale kirja pannud või juba hakanud toimetama, et ma saan seda juba ära kasutada. Samamoodi oli mul võimalik selle aasta alguses ühineda Pärnu kolledžiga õppeassistendina ja ma loodan, et minu teadmistest on ka siis abiks järgnevatele tudengitele. Me korra juba ennem natukene põgusalt rääkisime ka, et Teili vist mainis seda aja planeerimist, et sessioon õppes ja pere kõrvalt õppimine, et kuidas te mõlemad olete aja planeerimisega toime tulnud? Et kas on esinenud ka raskusi selles osas või et milliseid soovitusi te näiteks annaksite teistele? Ma arvan, et Teili oskab kindlasti väga kõvasti rääkida sellest. Tal on 3 aastat juba selja taga peaaegu, aga minul endal ma ütleksin, et täpselt nii, kuidas sa ise planeerid endal aega ja jaotad seda koormust ära, hakkad varakult tegema, täpselt nii sul see kõik ka kulgeb, et kui jätta täiesti viimasele päevale, viimasele minutile, ma ei ütle, et minul seda ei juhtu, et ma arvan, ka Teilil on juhtunud, et seda kindlasti juhtub ja palju ja omajagu, aga et tuleb õigeaegselt kõike teha. Samuti on ka, kui töö on veel kõrval, on kindlasti raskem, aga alustad varakult ja teed natukene, et ei pea terve töö ära tegema, teed pool ära, teises töös natukene pool, pead järge kogu aeg, et tasapisi tuleb varakult hakata tegema töid siis. Vähemalt mõtlema selle peale. Just. Et kindlasti ülesannetega tutvuda varakult ja siis juba see aja planeerimine, ega see on ka aja planeerimine, kui oskad selle viimasel minutil ära teha. Et jah, varatamatult on 3 aasta jooksul väga palju tulnud ette seda, et ma arvan, tuntud, kes viimasel minutil selle töö ära saadab tähtajaliselt, aga viimasel minutil. Aga täpselt nõustun Patrikuga jälle, et see protsess, et mul oli ka, et kui oli ikkagi väga mahukas töö, siis algust tegid juba varakult,
vahepeal ongi vaja võib-olla pausi just sisse teha, et natukene neid mõtteid genereerida, siis jälle tuleb midagi, siis teed jälle edasi. Ja ma ütleks, et ma arvan, et mul kõik ainetööd said lõpuks Tehtud. väga hästi tehtud, et oligi vaja natukene seedida vahepeal. Ja kuupäevad, tähtajad üldjuhul on varakult teada, Ja, et saab vastavalt planeerida. ja selle koha pealt mul ei ole küll mitte midagi ette öelda. on teada seda kogu kalender. Kuidas teil kursuse dünaamika on, et kas te aitate üksteist? Kuidas te seda iseloomustaksite? Mul oli, et kui ma kooli tulin, siis kõik olime veel võõrad ja meil esimene tund oligi nii, et me läksime õue, aga see oligi hästi mõnus, et me saime üksteisest õppida tundma läbi erinevate ülesannete, kus me saime üksteisega suhelda. Ja nüüdseks tegelikult me oleme juba nii kuidagi lähedaseks saanud nii lühikese ajaga tegelikult, et aasta, küll ei ole nii lühikene, aga nii kiiresti ja nii lähedaseks saanud, et alguses võib-olla oli küll, et ei julge, ei taha, ei ole vaja, aga nüüd mõtled, et kool on läbi, et lähme teeme midagi kohe. Et meil on hästi palju ühiseid üritusi, mis me oleme teinud juba, et meil on, oleme ka proovinud tunde viia siis koos meie aja veetmisega, ehk siis tunni raames läksime näiteks rabamatkale, kus me siis külastasime ja uudistasime turismipiirkonda ja samas tegime ka endale mõnusa siukse kohvitee ja siis pikniku sinna. Ja samuti ka erinevad näiteks organiseerisime, nüüd tuleb meil varsti niisugune padeliturniir, et lähme kõik koos mängima, et kuna kõik ei oska, et siis meil on seal ka niisugune treener, kes õpetab meile neid reegleid ja kuidas ümber käia siis. Väga lahe. Teili, ja kuidas teil, et nüüd sa oled jõudnud nii-öelda viimasele aastale, et kuidas teie grupi dünaamika, kuidas see alguses oli ja kuidas see nüüd on? Patriku jutu peale hakkasingi just mõtlema selle peale, et kuidas see algus oli. Ma ei mäleta, mis aine see oli, mille raames tuli teha esimesed grupitööd või esimene grupitöö. Neid on siin väga palju, et paratamatult sul kujuneb üks kindel grupp, üks neljane, kolmene neljane, kellega sa soovid teha kõik oma kodutööd ära, sellepärast et sa saad olla nende inimeste peale kindel. Ja eks sealt tegelikult tuligi välja sellised esmased grupid, aga tegelikult nagu ma vist eelnevalt ütlesin ka, et meil on olnud üks väga vinge kursus, et kuigi me nägime 3 aasta jooksul üksteist vähe ainult sessioonide ajal, siis ma arvan, et meil ei ole kellelgi olnud sellist olukorda, kus sa jääd üksinda. Et kindlasti igaüks peab ise ka panustama sellele, et teised ei taju neid piire võib-olla, aga ma soovitan tegelikult ollagi selline julge ja pealehakkaja, et see kursus, kellega sa selle teekonna läbid, see on sellest küljest võttes ikkagi pikk aeg, 3 aastat, et sul peab olema see mugav. Ja tegelikult ma leian, et meie puhul oli küll see, et kõik panustasid sellesse. Meil on olnud väga lihtne suhelda omavahel ja ikka tuleb neid küsimusi, et üks oskab ühte asja, teine oskab teist asja, et seda tuleb ära kasutada. Ma soovitan mitte üksinda pusida, et see ülikooli aeg ei ole üksinda pusimise aeg, et see on ikkagi tegelikult meeskonnatöö. Ja kindlasti tulevad ka tulevikus ju kõik kontaktid kasuks, et eriti veel, kui te olete ühest ja samast valdkonnast ja lähete edaspidi ka tööle, et siis igasugused kontaktid, mis on loodud õpingute ajal, tulevad kasuks. Siinkohal võib-olla ma tahaksingi mainida sellega ära, et tegelikult mis mind veel nagu imestama pani, oligi see, et räägitakse küll, et ülikoolis sa saad väga palju kontakte, aga tõesti, ma olen ka ülikooli nagu väljaspoolt ülikooli saanud endale väga head kontaktid, mille oleme siis loonud mingi ainetöö raames, et väga ägedad inimesed, kes turisminduses töötavad erinevates valdkondades, et see on nagu pannud veel enam nagu silma särama, et ma olen täna õige koha peal.
et see praktiline õpe võib-olla on see märksõna, mida siin välja tuua. Mis on teil õpingute jooksul olnud raske või on teil esinenud selliseid raskeid hetki ka? Teili, äkki? Kindlasti on, aga ma arvan, et need ununevad nii ruttu, et kui nüüd tagantjärgi mõelda, siis ma mõtlen, et siin ei ole olnud 3 aasta jooksul midagi rasket. Isegi mitte need, kui tõesti öötundidel oma tööd kirjutad, siis on vaja ära esitada. Aga ma võtan seda kui lihtsalt ühte etappi, et teed selle ära ja sul on jälle natukene lihtsam. Et jään vastuse võlgu. ma võib-olla lisaksin selle juurest, et kui sul on mingi raskus, sa aeg-ajalt teed seda tööd ja sa saad sellest raskusest üle, teed selle töö ära, siis sul tuleb nii kiiresti uued asjad peale, et need asjad, mis sulle tundusid raskena, nad jäävad lihtsalt tahaplaanile ja nad enam ei ole rasked ja see lähebki niimoodi hästi kiiresti edasi. Ja samas võib-olla siinkohal mainiksin juurde, et tegelikult sa õpid enda kohta läbi selle päris palju, et paneb ennast ka imestama, et wow, ma suutsingi selle ära teha. Et kuidagi kasvad. Et selle jaoks tegelikult on natukene sellist pingelisemat või raskemat olukorda vaja, et ise kasvada selle sees. Hästi palju avastad ennast ja kasutama, et kui tegelikult võimeline sa oled ja kui palju sa suudad. Et see on täiesti vahva. Jah, ma olen ise ka seda näinud üliõpilaste pealt, et eriti veel, kui nüüd Patrik siin ütles, et ta läheb välispraktikale, et see on ka kindlasti enda mugavustsoonist väljaminek ja jällegi tohutu enda ületamine, et ma usun, et kui sa peale välispraktikat nüüd sügisel tagasi tuled, et siis sa oled jälle ka väga palju muutunud. Sügisel on tegelikult nüüd ka välisõppesse minek mul Prantsusmaale. Ahaa, nii et sa lähed välisõppesse ka? Tuleb kohe otsa. Väga põnev. Ja tuleb peale Hispaania praktikat siis kohe ka välisõppesse. Et ma ei tea, kas teil on ka keegi käinud välisõppes? Jaa, meil üks käis Portugalis. Ja tegelikult teine tudeng oli pool aastat, kui ma õigesti mäletan, siis Jaapanis. Et jah, tema väga suur soov oli Jaapanisse minna ja sellega ta ära tegi. Ja meil on tegelikult ka lühiajalisi selliseid välisõppevõimalusi, et selliseid lühikursuseid, et mida ka tegelikult sessioonõppe tudengid on just kasutanud, et minust vist isegi ka äkki Teili sinu kursuselt oli eelmine aasta kevadel äkki neid, kes osalesid, et ka tegelikult sessioonõppel on võimalusi, et kui ei ole võimalik pikaldaselt nii-öelda välispraktikal või välisõppes olla, et siis selline nädalane lühikursus kuskil välisriigis annab ka kindlasti väga palju juurde. Ja kindlasti ma soovitan seda ka ära kasutada, et sellised võimalused siin koolis on. Ja viimaseks küsiks, et kuidas te iseloomustaksite tudengielu, et tõenäoliselt vist päevase õppe tudengitel on see natukene rohkem aktiivsem, sest te olete rohkem koha peal, aga äkki sa, Patrik, natukene räägiksid sellest ka? Et Teili on küll sessioonõppes, aga tal on 3 aastat juba jällegi, aga ütleme, et tudengielu on ka õppimise poole pealt, et õpib vahepeal terve öö läbi, aga vahepeal on ikkagi elu selles mõttes, et ei õpi, vaid pidutseb ka. Et meil on ka üliõpilasesindus olemas. Ta nüüd läheb üha rohkem käima ja korraldab erinevaid üritusi, kus on näiteks nüüd meil oli plaanis teha ka väikene grillimisõhtu siin, siis olid, on ka klubid, ütleme, siuksed tudengi neljapäevad, kus saame siis kõik rääkida, puhata, aega veeta. Ma ei tea, kuidas Teilil on? No minul see nii hästi ei läinud. Kuna ma olen ise ka pärnakas, siis võib-olla see on see osa, millest ma tunnen, et jäi puudu, et oleks võinud olla rohkem tegelikult tudengiellu kaasatud, et õppida tundma ka siis võib-olla teiste erialade tudengeid, samamoodi teiste kursuste. Et see jäi kahjuks vajaka, aga ma ei saa seda öelda võib-olla nende või rääkida siis nende eest oma kursusel, kes võib-olla siis väljaspoolt tulevad siia Pärnusse, et
tegelikult ma kadestan neid natukene, et mina lähen õhtul koju, elan oma pereelu edasi, aga nemad ikkagi, nad tulid hästi, mitmed rääkisid mulle, et ka pereinimesed, et nad tulevadki siia, nad teavad, et see on nende aeg. Ja ma arvan, et nad ka vastavalt seda siis nautisid. Ja kui ma ise enda kogemusest räägin, siis minu arvates on alati olnud ka hästi toredad need ühised traditsioonid, et meil on ühine jõulupidu olnud ja et kui võimalus on olnud, et siis me oleme seda koos tudengitega pidanud. Selge, aga aitäh teile, et te olite nõus oma kogemusi jagama. Et siinkohal siis lõpetaksime ja kui sa oled huvitatud kandideerima turismi- ja hotelliettevõtluse õppekavale ja sul tekivad teatud küsimused või kõhklused, hirmud, mida me siin ka täna just rääkisime, siis võid julgelt võtta ühendust, info on meil kodulehel olemas ja meiliaadress niisamuti, nii et julgustan igati kandideerima. Suur tänu teile!